tere! Ma loodan, et teil on olnud inspireeriv päev juba. Rääkimata sellest, et inspireeriv nädal, sisuliselt möödunud reedest siis saadik on meil olnud maja täis täielik loomingulist palangut erinevates vormides. Mida kõike meil on olnud igavesti uhke sünnipäeva nädal. Sel korral siis 3. korda sellises formaadis, et kõigepealt on väikesed töötoad, väiksemad aruteluringid ja siis paneel. Kui meil 2 esimesel aastal on olnud need teemad midagi sellist, mis on inimesest väljaspool, mida me saame endast väljaspoolt arendada, nagu näiteks lõimitud õpe või teaduspõhine eluviis, siis sel korral on meil teemaks midagi, mis on meis kõigis, absoluutselt kõigis, kõige esimestest väiksematest eeltuumsetest viirustest alates, kuni filosoofid ja astrofüüsikud arutlevad selle üle, et loovus on ka universumil, et kõigis meis, kõigis eluvormides, kõigis komplekssetes süsteemides on ka peidus loovus ehk oskus leida lahendusi keerulistele väljakutsetele. Ja täna on meil paneelis terve rida toredaid inimesi, aga mina ei hakka neid teile tutvustama, sellepärast et meil on nende tutvustamiseks palutud abi minust tunduvalt loovamatelt inimestelt. Palun. Tere tulemast meie paneeli, mis on meil, nagu Mihkel juba ütles, loovuse teemaline. Ja Rakvere linna lasteaia lapsed on oma arvamuse meie panelistide kohta juba öelnud ja paneeli käigus siis selgub, et kas panelistid kummutavad need väited või kinnitavad. Aga läheme siis asja juurde ja ma kutsun meie panelistid lavale. Esimene külaline on Eesti raadio- ja teleajakirjanik, rahvusvaheliste suhete ja välispoliitika ekspert, Välisilma saatejuht, Aktuaalse Kaamera toimetaja. Ta on olnud 7 aastat Eesti Rahvusringhäälingu korrespondent Washingtonis. Ta on saanud seal üksinda hakkama kõikide ette tulevate raskuste ja väljakutsetega. See on Maria-Ain Rohemäe. Meie teine külaline on laulja, laulukirjutaja, kirjanik, kriitik, lavastaja, näitleja. Ta on õppinud teoloogiat, graafilist disaini. Ta võib-olla ise ei taha öelda, et ta on kriitik, aga no olgu peale, aga kriitik on olnud, teda on märgatud, pärjatud, 2024 aastal sai ta Eesti Kirjanike Liidu Siuru stipendiumi, 2025 loomingu aastapreemia. See on mitmekülgne ja eriline Riiste-Sofia Käär. Palun. Kolmas külaline on juba 10 aastat tegutsenud visuaalse lihtsustamise valdkonnas. Ta on selle valdkonna õpetaja ja koolitaja. Ta on andnud välja selleteemalise väga põhjaliku raamatu. Ta on valitud 2023 aastal aasta koolitajaks, pärjatud mõjukõneleja tiitliga. See on energias pakatav Kati Orav. Neljas külaline on laia silmaringiga, alati valmis uudsetes olukordades katsetama, vaimseid ja füüsilisi väljakutseid vastu võtma ja seda nii koolis, suusamäel kui ka elus. See on meie oma kooli õpilane G3 Tristan Ruuto. Ja juba 3. aastat järjest on meie kooli sünnipäeval kunstnik, illustraator, disainer, fotograaf, lasteraamatute autor, imeline Piret Räni, keda te näete siin ees. Ja Piret jäädvustab ka täna lõuendile selle, mis siis paneelis jutuks tuleb. Ja eelmise 2 aasta töid saate te vaadata siis meie koolis 2. korrusel. Ja eelnevatest aastatest veidi erinevalt lisavad sellel aastal paneelis toimuvale oma vaatenurga ja visuaalse nüansi 2 meie kooli G1 õpilast, Andero
ja Mesike, kes istuvad seal akna all laudade ääres ja siis õpetaja Tuuli Länik. Nii et nemad on seal vajalike vahenditega varustatud ja paneeli teises pooles me korraks lülitume teie juurde ja vaatame, mis teie olete saanud siis paberile või tahvlisse kirja või millised pildid. Nii, aga siis alustame loovuse teemal. Ja soojenduseks esitan ma siis teile kõigile kohe ühe provokatiivse küsimuse. Ja kuna ma ei tea, kuhu see vestlus nüüd viib, siis eks me siis vaata, et kuhu me siis jõuame selle esimese küsimusega. Aga kuna Mihkel ütles juba alguses, et loovus on olemas nii kõige väiksemas elusorganismis kui ka ma ei tea, kosmoses, siis ja teadlased on kindlaks teinud, et inimese loovus arenes välja evolutsiooni käigus selleks, et me saaksime elus ette tulevaid probleeme lahendada ja selleks, et muutuvas maailmas lihtsalt ellu jääda, siis mina küsin sellise küsimuse teilt kõigilt, et kuna enamik inimesi oskab ju loovust sellisel viisil kasutada, siis kas me üldse peaksime loovusest nii palju rääkima ja seda esile tõstma või ületähtsustama? Maria-Ann, äkki sa alustad? Ma arvan, et peaksime küll. Ei usu, et loovus on ületähtsustatud, sellepärast, et minu enda töös mängib see väga olulist rolli. Et need inimesed, kes praegu ka minu loengus olid, ma rääkisin mitu korda, kuidas erinevatest keerulistest olukordadest, just eelkõige, kui ma olin USA korrespondent, välja tulemiseks pidin ma kasutama loovust, et kas või alates sellest, et kui mingisugune taust näiteks kadus ära, et ma toon näite, et kui mul oli otselülitus ja selleks ajaks mu selja taga hakkas toimuma midagi muud, näiteks USA presidendi valimiste ajal, kus rahvahulgad kiiresti kogunesid ühte või teise kohta, et kuidas siis lahendada see, et sul näiteks mobiilsideühendus ära ei kukuks ja kuidas see otselülitus siis ikkagi ära teha, et mina üritasin siis alati kas joosta mõnda uude kohta, kus oleks vähemalt enam-vähem sama ilus taust või lahendada see küsimus ära mõne näiteks fake live'iga või muud moodi, et ma arvan, et minu tööd ei saakski teha ilma loovuseta, sellepärast et kõik käib väga kiiresti ja sul peab olema mõttes pidevalt see, et kuidas lahendada olukordi, kuidas leida see plaan B ja kui ma mõtlen nüüd tõesti hästi äärmuslikult ja ma mõtlen selle peale, et võib-olla loovust üldse ei olekski olemas, et siis, ma ei tea, uudised jääksid eetrisse tulemata. Kui me räägime hästi äärmuslikult, et ma arvan, et uudistetoimetuses iga päev lähenetakse loovalt asjadele ja lahendatakse küsimusi loovalt, et õhtul kell 9 saaks Aktuaalset Kaamerat vaadata. Aitäh, Riste! Ma arvan, et väga palju uudiseid isegi võib-olla ei oleks maailmas, kui loovust ei oleks. Ja kindlasti, ma arvan, loovusest tuleb rääkida, sest mis loovus on ju põhimõtteliselt võime või vajadus pakkuda mingeid uusi variante. Kindlasti need väga sageli ei ole ka lahendused, need variandid, väga sageli need on ka mingid muud asjad, aga ma arvan, et sageli need on ka lahendused ja kuna iga päev tekib nagu probleeme juurde, siis oleks tore, kui keegi pakuks lahendusi juurde iga päev. Nii et loovus see ei ole mingi ülikute tegevus kuskil kirjanike liidus või mingi sükesi, vaid see on pigem igapäevane nagu ellujäämisinstinkt tegelikult inimestel ju. Nii et ma arvan, et see on väga tähtis, jah.
et sellest ka rääkida. Jaa, sest praeguses maailmas natuke on selline tendents ju ka ikkagi, et vajadus inimestel lihtsamate lahenduste kaudu minna, läheneda asjadele. Selleni me veel jõuame. Ja, Kati, mis sina arvad? Minu 13-aastasele pojale meeldib väga mängida ühte arvutimängu, kus ta peab ise siis looma mingeid maailmu, ehitama maju, linnasid ja kui ma vaatan, kuidas ta mängib, siis see on täiesti loovus, kõik, mis ta peab seal tegema, rääkimata juurde seda, et seal on vaja keskendumisoskust, seostamisoskust, sest et see, mis ta on päriselus näinud, panna sinna, mõelda, juba kirjutab mingit koodi ja see tekitab küsimuse, et aga see ongi loovus ja siis me võitleme selle vastu, et ei tohi justkui nagu olla seal ja teha neid asju. Ja võib-olla ma tulistan jalga, aga samas, kui sa ütlesid, et selline provokatiivne küsimus, siis äkki ma nõustun täiesti eelkõnelejatega, aga äkki öelda, et äkki ei pea loovusest alati nii palju enam rääkima. Äkki peakski rohkem rääkima nendest komponentidest, millest üldse tänu millele loovus avaldub ja äkki rääkimagi rohkem ka sellest, et rohkem on sinna juurde vaja ikkagi ka seda mittestimuleerimist ehk et kogu see uudishimu ja kujutlusvõime areng, mis on siis need loovuse ühed suured komponendid, tulevad ka teistest kohtadest ja mängulisus, julgus. Nii et kui me mõtleme ka, et hariduses ju ei ole, ma ei tea, võib-olla on nüüd sisse toodud, aga mõned aastad tagasi ei olnud õpikäsitluses sees sõna loovus, et mida me peaks arendama ja just seda sellepärast, et hästi paljudes erinevates tegevustes see niikuinii siis tuleb kaasa. Nii et on loovust vaja, aga võib-olla seda sõnana ei pea alati üle tähtsustama, vaid on palju olulisemaid märksõnu seal juures, millega tegeleda. Aitäh! Tristan, mis sina arvad? Jah, et ma siin nõustun kõigi teistega ja võiks ise endalt poolt siis lisada ka seda, et ma arvangi, et loovus on siis nii-öelda eduka elu alus selles mõttes, et tahad sa olla edukas nii-öelda spordis või koolis või äris ükskõik kus, et ainult loovad inimesed on need, kes ma arvan, et päriselt võidavad seal. Riste, sa mainisid seda, et loovus lahendab neid probleeme, mis nagu kogu aeg nagu juurde tekib. Et millised probleemid sinu meelest on juurde tekkinud, mida saaks loovusega lahendada? No probleemide lahendamisega kõigepealt on see, et ma tahaksin öelda, et iga probleem, mida me lahendame, tekitab nagu uue probleemi juurde enamasti. Et selleks, et saaks kiiremini punktist A punkti B liikuda, selleks me võtame kõigepealt see hobus, siis me mõtleme, et hobul on veits aeglane, siis me võtame auto, see on lahendus, aga see on ka probleem. Nii et mõned probleemid võib-olla tasub lahendamata jätta või minna tagasi eelmise probleemi juurde, sest vahepeal eelmised probleemid on paremad kui uued probleemid. Aga võib-olla, mingid uued probleemid on ikka selline, et kõik inimesed kolivad linna ja see on kurb ja et loodus hävineb, see on kurb, et lapsed on telos passivad kogu, et see on kurb. Mitte, et need oleksid nagu uued asjad inimesele omaselt, nagu need on ikkagi tendentsid, mis on varem ka olnud muidugi. Aga uued materjalid, uued vahendid on. Et siis tuleb materjalide ja vahenditega võidelda uute materjalide ja vahendite abil ilmselt. Mis võib omakorda tekitada probleeme. Nii, läheme teise küsimuse juurde, mis on nagu selline, mida te juba ka nagu mainisite, aga võime kerge viitamine sellele teemal oli ja sellest me nagu nii ümber minna ei saa. Et luuletaja Kristiina Ehin on öelnud, et loovus on kaduv inimväärtus. Ja mis te arvate, mis tehisintellekti maailmas ehk tänases maailmas, kus me kasutame tehisintellekti väga palju ja me isegi ei tea, milleks see võib-olla veel praegu juba võimeline on ja tulevikus võimeliseks saab. Mis te arvate, kas see Kristiina Ehini öeldud lause, et loovus on kaduv inimväärtus, kas see kartus on õigustatud? Et loovus, inimese loovus kaob ja asemele tuleb siis näiteks tehisloovus? Ma saan aru sellest hirmust ilmselgelt, sellepärast, et kui me mõtleme, et tehisaru võib tänapäeval luua muusikat, võib kirjutada raamatuid
ja kõike muud, mida me võib-olla oleme seni pidanud kuidagi ainult inimloovuse osaks. Aga samal ajal tuleb mõelda, et tegelikult ka praegu, kui tehisaruga suhelda, siis ega tehisaru ei kirjuta sulle mitte midagi, kui sa ise ei oska sinna anda õiget sisendit. Ja ma väga lihtsustan praegu seda, aga et isegi puhtalt selle jaoks, et tehisaru sulle ikkagi midagi korralikku kokku teeks, sa pead oskama ka õigeid küsimusi küsida ja õigete küsimuste küsimine on ka juba loov nähtus. Nii et ma ei usu, et see päris nii läheb. Ma arvan, et me kõik tunneme hirmu selle ees, mida me ei tea ja võib-olla me ei ole kindlad, kuhu see tehisaru kõik välja jõuab, aga kas ma arvan, et kõik senine, mida me praegu tunneme ja mis on meie elus olnud, et see kaob kuidagi, ma ei usu ja ma ei usu ka, et loovus kui inimväärtus sellega kaob, sest et loovus on midagi palju rohkemat kui puhtalt see, et sa istud maha ja hakkad midagi kirjutama, et minu loovus ei piirdu ainult sellega, et kui ma istun maha ja hakkan oma uudist kirjutama, et loovus on midagi, mis on sinu sees ja see on siin sees vaatamata sellele, kas tehisaru eksisteerib ja oskab midagi paremini teha või mitte. Mis teised arvavad? Ma arvan kõigepealt loovust selles mõttes ei tohiks ka romantiseerida liiga palju, et loovus on asi, mida saab väga hästi kasutadagi selleks, et müüa rohkem puurikanade mune või mis on, kollektiivselt me oleme justkui kokku leppinud, et see on halvapoolne asi, eks ole, või rohkem püsse. See on ka asi, mille ette saab loovust rakendada. Et inimloovus on ka väga ohtlik lisaks sellele tehisintellektile. Ja tehisintellekti puhul, ma arvan, probleem tegelikult ei seisne selles, et ta teeb keskmisest natuke halvemaid laule või keskmisest natuke imelikumaid pilte või ka nüüd keskmisest realistlikumaid pilte. Ma arvan, et see ei ole see, milles probleem on. Probleem on selles, kui inimene ei viitsi enam mõelda. Ei lihtsalt ütleb, tee mulle kokkuvõtte sellest artiklist. Ma ei viitsi mõelda, mis see tähendab. Sest seal süsteemi sees tekivad juba mingid vastukäivused ja asjad ja see ei ole hea, kui inimene ei mõtle. Ja see on hea kellelegi, aga mitte sellele inimesele enamasti. Võt. Mina tooks siit selle mõtte, millega ma oma töötoal õpetasin, jagades siis seda soovitust, et lugeda Elisabeth Gilberti Suur võluvägi raamatut, kus Elisabeth Gilbert ütleb, et universum peidab meisse kõigisse väärtuslikke kalliskive, teemante ja astub ise eemale, et näha, kas me leiame need enda seest ülesse. Jaht neile kalliskividele, see ongi loov elu ja see tahab julgust. Ja see täpselt läheb ka kokku Jaan Aru mõttega, et loovus on eneseteostus. Ehk et võib-olla selline loovus, mida Kristiina Ehin ütles, võib olla kaduvväärtus, kui me räägime lihtsalt produkti loomisest. Aga see, et inimene ise ennast juhib, teab, kuhu läheb, see loov mõtlemise sinna suunda ja tegutsemine, et seda loovust ei saa võtta keegi ära. Jah, et ma võingi siin nii-öelda kombineerida natuke, et ma arvan, et loovus ei kao selle nimel, vaid lihtsalt inimesed muutuvad laisaks selle võrra, et nad kasutavad lihtsalt tehisintellekti, et ta teeks sulle asjad valmis, aga tegelikult see loovus on siiski nii-öelda sinus võib-olla siis olemas, et pigem võiks teha hoopis koostööd tehisintellektiga ja sealt arendada nii enda loovust kui ka nii-öelda siis tehisintellekti põhimõtteliselt loovust, sest praegu see ka jääb väga piiridesse. Ta teeb suht samasuguseid pilte, kui sa ütled talle, et teeks midagi või nii, et ma arvan, et seal on ka palju areneda. Ma lihtsalt korraks ütlen, et ma tegin ükskord sellise katse, et ma kirjutasin oma aga nädala lugu, mis on
tavapärasest loost oluliselt pikem, kuskil 7 minutit ja see võtab ikka päris mitu tundi aega. Ja mul olid tegelikult juba intervjuu lõigud välja valitud ja ma olin isegi juba kirjutanud ära sellise musta selgroo oma loole. Ehk siis nii-öelda loo mustand oli valmis, aga ma ei olnud neid vahetekste ilusaks kirjutanud endale suupärasemaks, selliseks, mis mulle meeldib, mis mulle loogiline tundub, kasutades sõnu, mis mulle tunduvad huvitavad. Ja ma mõtlesin, et ma söödan selle tehisarule ette ja vaatan, mida tema teeks selle looga. Ja ma veel kirjutasin sisendis, et kirjuta kõigepealt loe üle Maria-Ann Rohemäe lood err.ee aadressil ja kirjuta see lugu ümber sellisena, nagu on tema stiil. See oli jumala halb. See oli tõesti halb. See oli nii kehv. Võib-olla see ütleb midagi sinu kohta. Ja, aga ma sain aru, et see on kehv. Et võib-olla tõesti. Aga see oli tõesti halb. Et mida ma tahan öelda on see, et ma ei ütle, et tehisaru ei võiks muutuda paremaks ja me räägime ka sellest, millest ma olen ise palju lugusid kirjutanud, et eesti keel ei ole nendes tehisaru programmides veel niivõrd hea, meie keelemudel ei ole seal väga tugev, mis võib olla üks põhjus, miks ta tegelikult ei suuda kirjutada korralikke lugusid või isegi aru saada sellest, milline see näiteks on minu stiil eesti keeles ja nii edasi. Aga ma arvan, et ükskõik kui heaks ta isegi saab, kui ükskõik kui heaks ta eesti keeles saab, siis ta ei suuda ikkagi jäljendada päris 100% seda inimest ja tegelikult ka seda mõttemaailma, mis sul endal on ja võib-olla selliseid natukene kiikse, mis sul endal on. Et see jääb alati inimese sisse vaatamata sellele, kui heaks üks tehisaru muutub. Aga jällegi, jah, see võib tõesti muuta inimese laisaks, et tundub ju lihtsam, et kui su kas kulutada 2, 3, 4 tundi oma elust või lasta see teha 10 minutiga chat GPT-l ära, siis ma kujutan ette, et on palju inimesi, kes valivad teise variandi. Aga sorry, see on siis juba sinu enda probleem natukene. Aga mõneks asjaks on masinad head. Näiteks palju lihtsam on kopaga auku kaevata maasse kui paljaste kätega. Et on, ma arvan, ka neid asju, mida võib lasta sellisel toredal masinal teha. Näiteks kui mul on 250 nime, et panna need tähestiku järjekorda. Kuigi mu ema ütles mulle, et temal ei saa ükski asi sellega ka hakkama, aga ma ei tea, ma pole proovinud. Aga mingid asjad on nagu, et milleks vaeva raisata, et kui sa juba põhimõtteliselt tead, mida tähendab tähestiku järjekorda asjade panemine, siis las ta paneb need 250 nime järjekorda. Kui sa seda juba oskad? Jah, kui ma juba oskan seda, ma olen seda läbinud. Seal on kindlasti kasulikke asju, mida inimesed saavad kasutada just selliste väga mahukate, aga teatud määral mõttetute tööde jaoks, mis lihtsalt nõuab väga palju näputööd ja lugemist, aga tegelikult sa ei pea selle tegemiseks kasutama väga palju loovust. Nii et miks ka mitte, see kindlasti tehisaru võib sind aidata, aga see ei tähenda seda, et inimese loovus peaks või kaoks kuskile. Ehk siis pigem tehisintellektile võiks jätta sellise rumalama töö ja jätta inimesele ikkagi see targem või kuidas te arvate? Niisugune sekretäri töö, jah. Võiks tehisintellekt ole meie sekretär, aga jälgige siis, et sekretär teist endast targemaks ei saa. Vabandust kõikide sekretärid. Jah, sekretär on väga hea. Targad inimesed. Nii, kui me nüüd astume inimesele veel iseendale, indiviidile veel sammukese lähemale ja oletame, et Maria, sa rääkisid ka enne, kui sul näiteks seal mingid uudist tehes või mis iganes tekkisid erinevad probleemid või tekivad kellel iganes, kõigil meil, kõigil teil, tekivad mingisugused probleemid, mis on vaja lahendada, aga teil ei ole kunagi varem sellega kokkupuudet olnud. See võib olla eluliselt oluline, ehk siis su elu on ohus, aga oletame, et ei ole, pigem ei ole. Ja näiteks on see seotud sinu mingi unistuse täitmisega või mingi koolitööga või lihtsalt nagu
töö tegemisega. Et mis te arvate või mida te olete tajunud, tähele pannud, et millised isikuomadused on loovuse avaldumiseks kõige vajalikumad, Tristan? Oi, ma ei arvanud, et ma olen esimene, aga Väike loov moment asja juures. tule Ma loovalt ütleks- nüüd välja sellest. jah, ma ütleks, et julgus proovida ja siis julgus ka nii-öelda ebaõnnestuda selles, et see, ma arvan, et see on see üks kõige põhilisemaid aluseid, olla loov selles nii-öelda. Et see viib edasi. Saada hakkama selliste ootamatute olukordadega, et julgus on No, üks. no just jah, sest muidu võid kinni jääda ja siis sa ei saa enam kuhugile. Ja, mis teised arvavad, millised isikuomadused, inimese enda isikuomadused on kõige olulisemad selleks, et loovust saaks avalduda üldse? No mina äkki ütlen uudishimu, et kui sa ütled isikuomadused, mul esimene mõte tuli kohe see, oli vist Albert Einstein, kes ütles, et andke mulle üks probleem lahendada ja ma 55 minutit mõtlen, mis üldse küsimus on. Ja siis 5 minutiga küll tuleb siis vastus. Et see kuidagi see uudishimu ja jälle see oskus küsida küsimusi. Millised veel? Võib-olla ka mingi tähelepanu võime või see on ka uudishimuga seotud mingi üleüldse soov tähele panna ja kuidagi ka empaatiliselt läheneda nendele probleemidele, mis su ees seisavad, ma arvan. Ja teine asi, mis me ka oma väga inspireerivas loengus lastega arutasime, on reaalsusele vastavus on väga oluline osa loovusest, et see ei ole päris hea loov mõte, kui sa ütled. See oli ühes ööülikoolis, kus Tõnu Lehtsaar rääkis loovusest ja ütles, et see pole päris hea loov mõte, kui sa ütled, et paneme jõe teistpidi voolama selleks, et rohkem kala oleks. Et see on nagu, et niimoodi võib malgutada, aga see ei ole konstruktiivne. Et ma arvan, et suur osa loovusest on ikkagi see, et see kuidagi klapib reaalsusega, et sellel on mingi point. Tahtsin teisi ahvida ja ütelda ka tähelepanu ja uudishimu, aga ma mõtlen seda just selle nurga alt, et senikaua, kuni sul on mingisugune taju maailmast või kuidagi huvi teiste inimeste ja sind ümbritseva vastu ja sa võib-olla tuled natukene iseendast välja ja vaatad seda, mis su ümber toimub, siis see tegelikult aitab sul mingil hetkel tulla enda sisse tagasi ja läheneda palju loovamalt kõigele. Et kui sa istud kogu aeg enda peas ja mõtled kogu aeg enda mõtteid ja oled ainult kinni iseendas, siis on väga keeruline kuidagi avaneda ja lasta maailmal avaneda ja siis sa ei otsi ka lahendusi ja sa oled nagu pime kõige muu ees. Ja võib-olla ma lisan, et ka see keskendumisvõime, et kui praegu see mure, et ollakse siis nutiseadmetes, siis hästi palju karuteene ta teebki meie keskendumisvõimele, et me ootame justkui seda kiiret lahendust kuskilt väljapoolt. Mu lapsed kodus naeravad, minu üks sõna on flashimine, et ära flashi siin praegu, vaid istume maha ja keskendume sellele asjale. Nii et kui sa tahad oma keskendumisvõimet arendada, siis tuleks keskenduda telefoni ärapanemisele mõneks ajaks päeva jooksul. See on päris raske. Ma arvan, et me kõik teame, kui raske on keskenduda telefoni ärapanemisele. Ehk siis julgus, tähelepanu, uudishimu olid need põhilised märksõnad, mis siit välja tulid. Aga kui me mõtleme sellele, et me kõik oleme kuskilt tulnud, meil on lapsepõlv, ja meil on praegu ka, me elame kuskil mingisuguses keskkonnas, siis kuidas see keskkond mõjutab seda, kui loovaks me kujuneme või kui loovaks me veel saame edasi areneda näiteks. Et see, milline meil on lapsepõlv olnud üks asi, seda me väga palju ise muuta ei saa, aga see, milline on meie nagu praegune elu, et mis maastikus me, ma ei tea, elame, ümbritsetud oleme, teised inimesed, asjade hulk ja nii edasi. Et kuidas see keskkond mõjutab meie loovust, inimese loovust, mis te arvate? No ma võin alustada, et ma mõtlen siin kohe sellist asja, et täiskasvanud on liiga palju äkki laste kogemuste näppajad, ehk et hirmsasti tahavad noored lapsevanemad või üldse, kes on siis saanud vanemaks,
kuidagi eest ära teha lapsel asjad ja vaat siis ongi see karuteene, et kus temal siis tekib see harjumus lahendust leida, see uudishimu, et umbes, ja see on jälle see, et kogu aeg on kiire, et laps tahab ise õppida seda paela võib-olla siduma ja siis ema seob ikka eest ära, sest et juba tead, tuleb joosta, et keskkond väga palju kindlasti aitab kaasa, et see probleemi lahenduse oskus jälle see, et ja mitte ainult see, et aega ei ole, vaid ka julgus siis selle keskkonna loojana olla ka karm vahepeal, ehk et öeldagi, et aga nüüd ongi igav hetk. Ja mitte, et minul oleks mugav ja ongi parem, kui see noor või see laps istub seal telefonis, vaid küsin talt küsimusi ja loon neid olukordi, et saaks soodustada siis uudishimu ja keskendumist ja julgust. Et vanemad näiteks siis ise saavad luua selle keskkonna juba oma vähema sekkumisega. No et sellepärast, et jah, et üha suuremaks lähebki see nii-öelda vahe inimeste vahel, ja mitte sellepärast, milline sa oled, vaid kui jäävad siia need, kellelt ei võetud ära seda telefoni ja tal ei olegi seda oskust, ja need, kellele oli see, et kool või kodu soodustas seda, et vaat nüüd on see hetk ilma, kui me mõtleme, et suur mure on praegu see nuti ja see telefon, et siis kumbal poolel sa nüüd olla tahad ja teie vanemad noored siin juba teadlikumalt, teie saate ise selle teha, teil ei pea ema või õpetaja jõuga käest ära võtma, aga mida nooremad praegu on, siis see on väga suur meie vastutus, mitte see, et me nagu keelame otseselt ära, aga see, et ka võtame võib-olla lihtsalt ära, et see olukord siis oleks ilma. Keskkonnast veel, mis mõtteid teil tekkisid? Ma arvan, Kriste? ma arvan, et see, mis vangistab ja inimeste tiibukärbib, on põhiliselt mugavus. See on kõige suurem takistus, ma arvan, loovuse juures. Et kui ei ole vajadust lahendada probleeme, siis see on ikkagi nagu lihas ka, et sa treenid seda ja kui sa parajasti pole tükk aega nagu jooksmisega tegelenud, siis ei tulegi jooksmine välja hästi. Aga kui sa jälle siis tegeled, siis tuleb meelde. Ja ma arvan, et see mugavuse asi on oluline, et enda just ebamugavatesse olukordadesse panemine soodustab seda loovusasja. Ega öeldakse ju ka, et ega ühtegi uut asja ei saa sündida vanast olukorrast. Kui sa tahad, et midagi uut sünniks, sa pead tekitama uue olukorra ja tegema teisi asju, mis on iga kord, kui see tõeks osutub, väga šokeeriv minu jaoks jällegi. Aga teiselt poolt on ka mugavusega tõsi see, et kui sa ikka pead mõtlema ainult homsele päevale ja päeva üleelamisele, ega siis igaviku peale väga palju ei saa mõelda. Et ühelt poolt me võime öelda, et mugavus on see kurja juur, aga teiselt poolt et mingi tohutu vaesus ja nälg ei ole ka ikka päris lahendus. Et ma arvan, et kõik suured autorid ja igasugused tegelased, kes on teinud suuri ja tähtsaid ja lahedaid asju, et nad on teinud neid mitte tänu oma vaimsetele probleemidele, sellele, et neil oli süüfilis ja tiisikus samal ajal, vaid ikkagi nende kiuste. Ilmselt mingi balanss tuleb seal leida, kes on väga halb kokkuvõte, nii et seda ma ei ütle. Minu arvamus on see, et keskkond on äärmiselt oluline, et ma tean, et see võib-olla kõlada klišeena, aga see on midagi, mis on minu enda jaoks oluline, et mind teised inimesed väga inspireerivad ja meeskond inspireerib mind väga, et me küll lubasime, et me lapsepõlvest ei räägi, aga ma mäletan, et võib-olla minu esimesed loovuse alged oli need, kui mu vanaema vaatas seebikaid ja siis ma otsustasin sõbrannaga, et me nüüd hakkame ka iga päev seebikaid mängima. Et võib-olla see oli selline esimene koht, kus see kõik avaldus, et sa võtad kuskilt inspiratsiooni, võtad mõnelt teiselt inimeselt inspiratsiooni ja vaatad, mida sa ise saad sellega teha. Ja minu töö puhul on see ka äärmiselt oluline, et ma olin 7 aastat USA-s üksinda ja ma tundsin, kuidas mingil hetkel see inspiratsioon hakkas kaduma just sellepärast, et mul ei olnud meeskonda ümber ja mul ei olnud kellegagi arutada ja ma ei tundnud, et
et kuidagi keegi teine aitaks mul avada seda sisemist loovust. Ja nüüd, kui ma olen tagasi Eestis ja mul on kogu toimetus ümber ja ma vaatan, et seal on väga palju selliseid toredaid loovaid inimesi, kes on tõesti andekad, et see inspireerib mind ka ja inspireerib paremini tegema ja inspireerib otsima uusi lahendusi ja tõesti lähenema kuidagi teistmoodi ka oma loole, mis teatud mõttes võib ütelda, on ka iga päev üks probleem, on ju. Et sul on iga päev üks lugu, mida sa pead tegema, sa pead selle valmis saama ja iga päev sa pead selle probleemi lahendama. Iga päev see produkt peab sul valmis olema, mis on see probleemi lahendus. Ja selle jaoks, et oleks endal huvitav ja oleks teistel huvitav, siis tuleb sellele kuidagi teistmoodi läheneda. Ja seda on õpetanud mulle need inimesed, kes on minu ümber. Nii et keskkond inspireerib mind isiklikult väga ja minu jaoks on see äärmiselt oluline. Ma võib-olla võtaks siis jälle sellise vaatenurga, et keskkond siis õpetab nii-öelda erinevat sorti loovust, et näiteks kui sa oled kasvanud üles maal, siis su loovus ongi see, et kuidas lahendada seal erinevaid probleeme, mis sul seal maal võivad tekkida, nii-öelda aias või kuskil iganes. Ja kui sa oled kasvanud üles näiteks korteris linnas, siis sa mõtledki selle peale, et kuidas seal korteris sul igav ei hakkaks või et mida muud seal teha, et see loovus areneb, aga see areneb lihtsalt teistmoodi nii-öelda. Et see keskkond tegelikult ikkagi määrab väga palju, milliseks me ise kujuneme ja milliseks meie loovus siis kujuneb. Aga kui nüüd loovat lahendust lava peal näidata, seda seostamist, et kui Risto ütles, et baasvajadused peavad olema täidetud, et äkki siis loovuse arendamiseks on vaja rahatarkust inimestele õpetada rohkem, sest siis, kui sul väga palju asju on ju nüüd loodud ju, et inimesed, kes on jõudnud teatud tasemele, ka Eestis on ju väga palju juba neid näiteid ja nad tahavad midagi maailmale anda ja just tal hakkavad loovalt midagi, sest tal ei ole vaja muretseda selle oma igapäeva söögi pärast ja et rahatarkus on tähtis. Jah, et me ei saa nagu minna järgmisele tasemele, kui meie baasvajadused on rahuldamata. Aga ma arvan, et baasvajadused on ka üks selline termin, millesse võiks suhtelda võib-olla just nagu loominguliselt, et mis tegelikult on meie baasvajadus. See on väga vaieldav. Asjad, mida me väga sageli peame baasvajadusteks, tegelikult ei ole üldse nagu baasvajadused. See on nii. Vahepeal teeksin sellise otselülituse sinna, kus meil on meie visuaalsed kokkuvõtjad. Ehk siis vaatame, millises suunas siis Anderol Mesiksel õpetatuulil on mõtted liikuma hakanud ja mis teil paberile või tahvlisse on tekkinud. Kristlinil on seal mikrofon ja kommenteerige, olge head lühidalt, et mis te praegu olete sinna joonistanud või kirjutanud? Põhiliselt oli siis, et alguspunkt on siis vana probleem, millest liigub siis edasi uue probleemini. Tõin esile siin keskkonda ja vihmapilv on siis motivatsioon, mis langeb. Siis AI-st näiteks inimene ütleb teemu eest ära, siin on muusika ja raamat, et ta on laisk. Ja siis Jaan Aru öeldu loovus on eneseteostus, telefonis tuleb kiire vastus, alati tuleb leida uudisimu. Siin on siis see loovuse alus, et kuidas lahendada asju ilma internetita ning milline oleks see maailm. Ma siis panin kirja loomulikult probleemide lahendamine läbi loovuse, mida rääkis Risto. Et probleemide lahendamine võib siis rikkuda, nagu tekitada uusi probleeme, siis loomulikult keskkonna parandamine. Siin on siis kirjas nutivabaks ja enda ebamugavatesse olukordadesse panek, ümbritseda ennast loovate inimestega, oma ümbruse muutmine ja baasvajaduste rahuldus. Siis ma panin kirja mõned isikuomadused, mängulisus, julgus, uudisimu ja panin kirja Kristjani kvooti julgus proovida eksida. Aitäh sulle!
õpetaja Tuuli. Mina seekord proovisin siis ka inimesi natukese koos nende sümbolitega kujutada. Ma ei tea, kas sa niimoodi näed paremini äkki, jah. Nii, et ma siis joonistasin siin mikrofoni kätte Maria-Ann Rohemäele, siis ma tegin see raamatu, pliiatsi, üritasin ka kaamerat, selleks ma pidin sketchnote'i sümboleid vaatama, natuke spikerdama, aga põhimõtteliselt on mul siin märksõnad, mida siis keegi on öelnud ja ma panin see külje peale kirja ka, mis küsimusi te olete arutanud ja no vaatame, asi on alles protsess, mis siit välja tuleb. Ahah, väga hea, aitäh, jätkake teie oma tööd ja meie siis jätkame siin ja kui teie olete valmis saanud, siis ühel hetkel näeb teie töid ilmselt ka meil koolis kuskil seintel. Aga Tristan, küsimus praegu sulle, et kuna loovus nõuab pidevat õppimist ja teadmiste omandamist erinevates valdkondades ja nende omavahelist seostamist ka, siis mis sina arvad, kuidas sinu meelest meie kool on saanud hakkama õpilase loovuse toetamisega, et võib-olla sa ei saa kõikide teiste eest rääkida, aga kuidas Rakvere Riigigümnaasium on sinu loovust toetanud? No ma arvan, et kõige rohkem mind on toetanud just need, mille vastu on ka kõige rohkem võib-olla vaieldud, on need lõimingud ja siis õpiprojektid, sest tegelikult need on need ainsad kohad, kus ei toimu tavatunnid ja sa pead päriselt ise mõtlema, et kuidas sa selle läbi viid ja mis sa teed, et näiteks siin eelmine aasta veelõiming, mis tõi väga palju arutelu kõigis, aga jällegi me mõtlesime kõik ise selle välja, mida me pidime tegema seal, nii et seal oli väga, see puhtalt oli ka loovuse töö siis. Et siis, kui on päris valus endal juba, et siis tegelikult see loovus töötab? No põhimõtteliselt jah, selles mõttes, et loovus töötab alati. Et mugavustsoonis, kas mugavustsoonis on võimalik midagi head luua? Nüüd küsimus kõigile. No mõnes mõttes ju laiskus on pannud nagu looma, et ma ei tea, kas see mugavustsoon päris siis on. Ei, ikkagi ei ole, laiskus on natuke teine. Et laisad inimesed on uusi asju loonud, on ju mugavustsoonis. Mugavustsoonis, kui te olete nagu tunnete ennast väga mõnusalt, rahulolevalt, et kui head asjad siis saavad tekkida või on tekkinud? Ei, ikka saab. Ja mina loon väga palju uusi asju tegelikult nendes olukordades, kus mul on jälle see, et kõik on nagu hästi tegelikult. Et siis võib päris palju, näiteks raamatu ma sain ikkagi kirjutada olukorras, kus on hästi. Ja kirjutada raamatu niimoodi, et seal on siis need ikkagi seostatud uued ideed sees. Mis teised arvavad? Ma arvan, et see mugavustsoon on ka nii erinev inimeste puhul, et kui mina arvan, et minule ei meeldiks elada niimoodi nagu Bukovski elas näiteks, aga talle meeldis täis peaga lennukis sõita ja siis mingi, et ta naine lööb teda näkku vahepeal. Talle meeldis ja mis sa teed, kui inimesele meeldib ja tema jaoks oligi nagu naturaalne olek. Aga minule, mu närvid ei peaks vastu sellele. Nii et ma arvan, et tegelikult saab küll ja ebamugavus võib ka mõne inimese jaoks olla nagu see naturaalne olek. Et mõnele teisele tundub see väga ebamugav olukord, aga tema on harjunud sellest tegutsema. Ja see võib olla talle kahjulik ja see võib olla teistele kahjulik. Aga tema jaoks ta on nagu õppinud seda tegema. Ma arvan, et loovus ei ole sündinud ega sure ka selles, et kas sa oled mugavustsoonis või sa oled ebamugavas olukorras, et jällegi võib-olla see on liiga lihtsustatud vaade, aga ma arvan, et loovus on inimese sees igatpidi olemas ja sa ei pea selle jaoks tundma ennast halvasti või kehvasti, et siis jõuda kuskile uuele tasemele või teha midagi paremaks. Et teatud mõttes ma võin öelda, et ma tunnen ka ennast oma töös väga mugavalt ja tunnen, et ma olen selles mõttes mugavustsoonis, et ma tean täpselt, mida ma teen või et mul on omad protsessid, aga
see ei tähenda seda, et mu loovus oleks kuskile kadunud. Et ma arvan, et me ei saa loovust vaadata kui midagi sellist, mis lihtsalt ühel või teisel hetkel ära kaob. Ma arvan, et see on üks oluline osa meist, et taaskord tulen tagasi ka selle tehisaru juurde, et siin on täpselt sama asi, et isegi kui tehisaru teeb kõik meie eest ära, kas see tähendab, et inimese loovus kaob täielikult ära? Ei. Et ma arvan, et täpselt sama lugu on mugavustsooniga. Et Kati, sina oled tegelenud siis või tegeleb praegugi ja üldse selle visuaalse lihtsustamisega ja oled öelnud, või mitte et ei ole öelnud, aga ongi, et visuaalne lihtsustamine on see, kui me kasutame märksõnu ja sümboleid selleks, et tähendust luua, aga ka sellega me nagu korrastame oma teadvust näiteks. Kui oluline on siis loovuse puhul üldse nagu oma mõtete või nende oma teadmiste korrastamine, sest et võib-olla paljudel inimestel seostub loovus just mingi vabadusega, mitte korraga. Et kuidas sa seda kommenteerid? Väga põnev küsimus ja kõigepealt ma tahan tunnustada neid, kes siis teevad seda visuaalset lihtsustamist siin täna, et kui keegi mõtleb visuaalne lihtsustamine, mis ta on, siis see ongi see, mis te nägite, et mitte ainult siis, et me vahetame teksti piltide vastu, vaid me töötame koos teksti ja koos pildiga. Ja jah, et ühelt poolt võib tõesti tekkida see tunne, et kas see korrastamine läheb nagu loovusega kokku, aga ma arvan, see ongi just nimelt see, et ma justkui hakkan neid klotse nüüd nagu sättima. Ja mis ma tihti ütlen, on see, et pea on hästi ohtlik koht, kus elada, sellepärast, et me oma pea sisse siit silmade poolt me nagu näeme hoopis teistmoodi enda mõtteid, asju ja toome nad siia silmade ette, et me näeks neid, me saame distantseeruda ja siin me saame hakatagi siis nendest looma mingit seda süsteemi, sellist nagu korda seostamist, et jah, kord võib olla läbi kontrolli, läbi kaose ja siin ma ei räägi siis seda korda, mis on läbi kontrolli, sellise kontrollitud, et kõik on kas õige või vale, vaid just pigem läbi sellise kaose, läbi sellise mängimise hakkab see selgus tekkima, et see sõna kord võib olla ka vahel mitmeti mõistetud, aga see heas mõttes kord, et kõik on hästi, et ma näen asju selgemalt, näen oma plaane, näen oma liikumist ja ka see, et ma nagu distantseerun sellest natukene siis. Riste, kas luuletamist võiks nimetada kujutlusvõime korrastamiseks? Ma tahaks eelmise asja kohta lisada enne, et ma arvan, et mängida on siis lõbus, kui mängul on reeglid, on asjad, mida ei tehta ja tehakse, et võib küsida, miks jalgpallis ei tohi käega puutuda palli, sest see oleks väga igav. Ja ma arvan, et need asjad, mida ei tehta, on täpselt sama olulised, kui need, mida tehakse. Mis oli järgmine küsimus? Ja, küsimus oli, et kas luuletamine on ka kujutlusvõime korrastamine mingil määral? Või oma mõtete korrastamine? See just väga oleneb inimesest. Ma arvan, et inimestel on 1000 miljonit erinevat põhjust, miks nad kirjutavad. Minu jaoks on kindlasti see, et ma vist mõtlen sõnadega, nagu ma saan aru asjadest sõnade kaudu. Et nii kaua, et ma võin midagi läbi elada ja nii kaua, kui ma seal olen, siis ma täpselt ei saagi aru, mis toimub võib-olla nii hästi. Aga kui ma moodustan laused, kus on alus, öeldis ja sihitis, siis ma hakkan taipama, milles iva seisneb. Ja sellepärast minu jaoks on küll kuidagi lihtsam sorteerida või isegi mitte sorteerida, aga lihtsalt aru saada, kus ma kaardi peal paiknen luuletamise, üldse kirjutamise kaudu. Ja. Tristan, kuidas sinu elus on olnud? Kas loovus sinu jaoks seostub pigem vabadusega või pigem korraga? Või on ka kombinatsioon nendest? No, ma ei tea, paljud teavad, aga mulle meeldib videoid teha ja kooli kontekstist ongi see täpselt see nii-öelda tasakaal sellest, sest mul on antud ette kindel piir, et näiteks ei tohi minna üle 2 minuti või et see peab sisaldama seda, aga jällegi ma saan kasutada oma loovust ja mõelda, mis ma sealt päriselt ise tahan siis luua. Et võib-olla see just teebki selle nii-öelda kõige parema video, sest kui mul oleks täiesti vabad käed, siis võib-olla ei tulekski nii head lõpp-produkti. Maria, kuidas uudistega on? Kas uudised on maailma lihtsustamine või korrastamine? Teatud mõttes kindlasti, et
võib-olla tulen korraks ka tagasi, et kui me eelnevalt rääkisime siin nagu reeglitest ja võib-olla, et kas see kuidagi kammitseb, et noh, näiteks uudiste puhul on ka väga palju reegleid, sealhulgas teleuudiste puhul, et samamoodi, et kui pikk see lugu näiteks võib olla, teatud mõttes ka ülesehitus või et sa ei kasuta väga pikkasid sünkroone oma intervjueeritavatelt, sellepärast et hakkaks igav lühidalt kokku võtta mõtteid, mida teine inimene on sulle öelnud. Et seal on omad reeglid, seal on omad piirid, aga need piirid lubavad sul kasutada loovust just nimelt selle jaoks, et kuidas asi siis teha huvitavaks, kuidas neid piire ära kasutades luua või panna võimalikult palju infot, kuidas selle 3 lause sisse, mis mulle on antud, võimalikult lihtsalt ilusalt ära seletada siis kõik see, mida ma tahan öelda. Ja jah, uudised kindlasti selles mõttes korrastavad maailma, et me peamegi väga lihtsalt ja selgelt kõik ära ütlema. Meil ei ole mõtet kantseliiti kasutada, sest mitte keegi ei saa sellest aru. Meil ei ole mõtet öelda ühe asja kohta väga pikalt, et meil ei ole mõtet kasutada sõna puu ütlemiseks 3 erinevat sõna või viisi, kuigi ühes mõttes võiks öelda, et see oleks väga loominguline, aga teiselt mõttes, kui see on puu, siis see on puu, see on fakt ja me peame selle esitama. Et uudised on kindlasti selles mõttes ka tasakaal, et ühelt poolt on sul reeglid, mille sees sa pead mängima, teiselt poolt need reeglid annavad sulle teistsuguse omamoodi vabaduse. Nii et see on jah selline reeglitega loomingulisus. Et see on täiesti võimalik ja ma arvan, me igapäevaselt tegutsemegi mingites raamides alati. Just. Mingisugustes. Me elame nüüd täna aastal 2026 ja ma küsiksin nüüd nagu sellise viimase küsimuse, millel kõik saaksid vastata. Et me elame ka aastal 2026 ja ma arvan, et asjatu ei ole noorte mure sellepärast, et mida hiljem me maailma sünnime, seda suurema tõenäosus on kõik asjad juba tehtud. Et öeldud ära, kirjutatud ära, et kuidas sellisest hirmust üle saada? Et nii kui te mõtlete, et kuidas saada sellest hirmust üle, et see, mida mina mõtlen, et see on tegelikult juba kuskil olemas, väga paljud inimesed on juba selle peale tulnud. Et kuidas sellisest hirmust üle saada, kui kellelgi on selline hirm? Ma arvan, et kõik asjad maailmas olid juba siis olemas, kui see väike see pallike oli, mis suurpauki värki. Ma ei õppinud kunagi evolutsiooniteooriat. Ma täpselt ei tea, kuidas see toimis, aga see pallike oli seal alguses. Ja need kõik asjad olid seal pallikeses sees juba olemas. Nii et kahju küll, te tõenäoliselt ei saa kunagi midagi erakordset öelda ja kahju küll. See absoluutselt ei tähenda, et te midagi tegema ei peaks, sest ma arvan, et seda loovuse asja tasub vaadata nagu võib-olla mingi merelainetuse taoliselt. Et jah, tõenäoliselt sa ei sõnasta kunagi midagi, mida ei ole sõnastatud, sest ilmselt maailmas on mingi 4 nähtust ja neid kõiki on juba kommenteeritud. Aga sinu ülesanne on seda järgmist lainet edasi lükata. Sinu selga lükkas üks laine, mis pani sind neid asju ütlema ja sina pead seda impulsi edasi kandma, et järgmised inimesed saaksid ka neid asju teada ja neid kommenteerida ja iga inimese ülesanne, ma arvan, on sõnastada neid asju sellele ajale arusaadaval viisil, arusaadavas keeles, et nagu raamatutest tehakse, näiteks ütleme, piiblist on tehtud väga palju erinevaid tõlkeid, sest mingist vanast saksaaegsest tõlkest tänapäeval ei saaks mitte midagi aru. Ja see on inimestele piisavalt tähtis, et sellest saadaks aru uuesti. Ja sellepärast, ma arvan, loomine mõnes mõttes ongi tõlkimise protsess, pidevalt sa võtad mingit infot ja annad sa sama info tegelikult välja, ega sa midagi juurde ei saa sinna panna, sa võtad erinevatest kohtadest seda infot ja sa oledki selline info tõlkimise masin, ma arvan. Mina ka arvasin, et kõik asjad on vist juba ära leiutatud kuniks, ma ei tea, kas oli
ma ei tea, kas see oli üldse esimest korda maailmas, aga Eesti üks õpilasfirma lõi söödavad tordiküünlad. Täiesti geniaalne, no kellel on kodus neid küünlaid, nii et siis kordub kasutad, paned ruttu ennem põlema, et teised ei näeks, et juba see küünal põleb. Ja siis saab need ära süüa. Aga ma arvan, hea näide on Bolt, et kui ju Bolt nii-öelda loodi tekkis, ma ei teagi, mis nende nimi oli, kas on kogu aeg Bolt olnud, aga siis ju ka öelda, et miks meil on vaja järjekordset autojagamisplatvormi, sest Taxify oli vist. Oli alguses, aga et siis oli juba mingi muu oli olemas, et miks meil nagu on järgmist vaja. Et ma arvan, et hirmu võtab ära see, et mitte keegi ei saa teha ühtegi ideed nii, nagu sina tahad selle teha. Et ja kas või kui Apple tuli, no oli arvuti, kõik olid olemas, kõrvaklapid, asjad, kõik olid olemas ja ometi lõid nad turupahviks. Nii et mitte keegi ei ole selline, nagu oled sina oled unikaalne, ükskõik mis idee on sinul, sina viid selle ellu endal viisil ja oluline sinna neid muid asju juurde õppida, et kuidas sina selle, võib-olla siis jah, tekib juba ka see, et kuidas sina selle siis ellu viid oma idee. Aitäh, Tristan. Ma ütlen nüüd ühe sellise motiveeriva lause, mille te võite kõik üles kirjutada, et ega ma ei oskagi sellele vastata, sest ma ei ole kunagi mõelnud sellisele probleemile ise ja ma ei ole kuidagi tulnud tavaelust sellega ette, et kõik on juba ära loodud ja et ma ei saaks enam midagi teha, et pigem kuulame eksperte siin ja võtame nende arvamust. Väga hea, Tristan. Ma loodan, et keegi teine teie hulgast ka ei olnud tegelikult kunagi varem selle peale mõelnud, et ainult täiskasvanud inimesed mõtlevad sellist asjade peale. No ei ole täiskasvanu. Olgu, sina mõtlesid ka. Ja. Maria. Ma lihtsalt toon võib-olla tobeda näite jälle enda mätta otsast, et ma arvan, et maailmas on kõik uudised juba ära tehtud ja me praktiliselt kordame iga päev ennast, aga vaatamata sellele 260 000 Eesti inimest vaatab meid igal õhtul, nii et senikaua, kui sul on midagi öelda, siis senikaua on sul ka kuulajaid, nii et seetõttu ma arvan, tuleb see hirm lihtsalt selja taha jätta ja hakata lihtsalt tegema. Suur tänu meie panelistidele täna huvitavate mõtete eest. Loomulikult me ei rääkinud loovusest nüüd kõike, me ainult puudutasime seda natukene, te saate ise edasi uurida ja ise oma elus sellega edasi tegeleda, sest et sellest teil pääsu ei ole, loovateks te olete loodud ja loovateks te jääte. Et lõpetame siis tänaseks siin paneeli, me täname veel kord meie kunstnikke, me täname paneliste ja nüüd annan sõna Mihklile. Vaata, kus moment, et ma ei teadnudki, et ma pean veel sõna võtma. Me täname loomulikult selle inspireeriva ma arvan, et me võiksime nendel teemadel kirjutada igaüks siin 3 doktoritööd ja siis jääks veel nendest teemadest, mida loovuse ümber arutada veel väga palju üle. Minu jaoks üks olulisemaid sõnumeid tuli siit lõpust, mida võiksite tõesti, nagu Tristan ütles, üles kirjutada ja panna, et tegelikult ei ole mitte midagi veel avastatud. Kõik asjad on vaja uuesti avastada ja teil on see kõik see võimalik. Ja nagu Tristan alustas, see hakkab teid hiljem eristama hallist massist. Aitäh panelistidele ja aitäh teile kõigile, kes te kuulasite täna siin. Ja palun kõik, kes olid, täna tegid ka töötoad, meie külalised, et palun korra veel ka lavale teil tulla.